Täna ma nägin Stockmanni IT-lahendusi, mis erinevad väga teiste poekettide omadest ja nägin ka, kuidas, mis kõik toimub, mida poes käia niisama ei näe. Ja mind üllatas, kui suur see on ja kui palju inimesi töötavad. Mul on olnud töövarjuga täna väga huvitav päev, et ma olen kuulnud, et mismoodi gümnasistid praegu õpivad eri valdkondi juurde, eri erialasid, et juba praegu osatakse programmeerida, võetakse IT-alaseid kursuseid juurde. Siinkohal minu soovitus ongi see, et kõike julgelt katsetada, proovida uusi asju. Ma ise olen tegelikult tulnud kaubandusse tööle 15 aastat tagasi, see oli tegelikult kohe kooli kõrvalt ja alustasin klienditeenindajana. Ja tänapäevani loen suurimaks eeliseks see, et on vahetu kokkupuude kliendiga. Ma naudin tegelikult seda, et ma saan iga päev minna müügisaali, küsida klienditeenindajatelt vahetut tagasisidet, vajadusel suhelda kliendiga, et see on väga suur eelis, et on otsene kokkupuude lõpptarbijaga. Ja mis veel kaubandusvaldkonnas on erilist võrreldes teiste sektoritega? Ma ütleks, et kaubandus on tänapäeval kõige kiiremini arenev valdkond ja seda just tehnoloogilisest vaatenurgast, et võttes kas või mis makselahendused, millised püsiklientsustarkvarad, lojaalsuseelised, kas mobiilirakendused ettevõtetel kasutusel, nutikassad, siis mis Stockmann väga jõuliselt on arendanud, on klienditeenindajate digitaalsed töövahendid, nutikabiinid, et valdkond on väga kiiresti arenev. Kaubanduses töötades on noortel erinevad väärtused, mõned lihtsalt tahavad palka, mõned tahavad kogemust ja mõned tahavad siis ka selles firmas edasi minna, kas siis juhipositsioonile tulevikus. Et oleneb kindlasti, mida see noor tahab sellest tööst. Tuleviku kohta ma väga kindlaid plaane ei ole küll teinud, aga kaubanduse sektoris töötamine on kindlasti nüüd rohkem kaalu all kui varem ja see võib täitsa olla üks viis, kuidas mu tulevik läheb.